tähendab, esmaspäevast kolmapäevani olin Pariisis In-Cosmetica rahvusvahelisel messil, kus on siis kogunenud üle maailma sisuliselt, aga mostly Euroopast kõikide ingredientside tootjad kosmeetikatööstuses, siis nii-öelda, kuidas see ingredients, koostisosade tootjad, mida kasutatakse juuksehoolduses, mida kasutatakse kosmeetikas, nahahoolduses. Ja valdav trend, mis sealt läbi jooksis, siis kõikide tootjate puhul oli see, et liigutaks karmide kemikaalide vabaduse suunas, mis on ülioluline, igasugused plastosakesed ja kõik üritatakse siis elimineerida kosmeetikast. Teine liigutakse peptiidide suunas, et kosmeetikatööstuses on need juba rohkem kasutuses, aga liigutakse nüüd siis ka juuksehoolduses peptiidide suunas, et mis toetavad tegelikult juukse kasvu alates juukse näpsust. Ja liigutakse ka siis mikrobiomi suunas järjest rohkem, mida on siis kosmeetikatööstusesse ka sisse toodud, et su terve peanahk toetab tegelikult sul tervete juuste kasvu. Need on nagu 3 ääretult olulist märksõna ja kui me nüüd jõuamegi siis tervete juuste ja juukse kasvu toetavate toodeteni, siis aastal 2018 pöördusid meie poole Tartu Ülikooli Keemia Instituudi teadurid ja nad olid teinud katsetusi peptiidi uuringuid, mis kinnituksid vähiraku külge, et siis nagu nii-öelda see vähirakut tappa niimoodi, et ümbritsevad rakud jääksid seal siis ellu. Ja kui nad neid katsetusi tegid erinevatel kudedel, siis nad ühel hetkel märkasid, et need peptiidid kinnituvad ääretult hästi juuksekarva külge. Ja nad võtsid meiega ühendust, et kas me tahame nendega koostööd teha, arendusse raha panustada, loomulikult investeeringuid teha ja loomulikult me olime sellega nõus. Ja sellest koostööst algas tegelikult siis S+ Haircare'i toodete sünd, mida me siis oleme tänaseks nüüd välja toonud circa 15-20 toodet. Ja nende S+ Haircare'i toodete nagu põhiline, ütleme siis see jõud või suund, miks me üldse tulime järjekordse juuksehooldustoodete sarjaga välja, oli siis see, et see, mida juuksehoolduses kõige rohkem otsitakse, on lahendused 3 põhiprobleemile. See on juuste väljalangemine, peanahaga seotud probleemid, kõõm, dermatiit, naha, ütleme, sellised ärritused peanahal. Ja kellel on juba ilusad pikad juuksed, siis nemad tahavad loomulikult, et need pikad juuksed oleksid tugevad, terved ja kasvaksid veelgi kiiremini ja kasvaksid veelgi pikemaks. Ehk et kõikides S+ Haircare'i toodetesse on siis sisse pandud peptiid, mis liigub juukse näpsu tasandil, toetab selle juukse näpsu sees olevat nii-öelda siis seda juuksekarva moodustumist, juuksekarva kasvu ja et see pikendab juukse kasvu või siis selle juukse näpsu eluiga. Ja esimesed katsetused, kui me tõepoolest hakkasime siis seda tootesarja välja tooma ja neid esimesi tooteid katsetama, loomulikult ma olin jälle esimene katsejänes, et ikkagi olla kindel, et asi on õige ja hea, siis ühest küljest võib ju naljaga pooleks öelda, et me toidame tegelikult ju Salon Plussi lauda hetkel sellega, sellepärast, et kui need juuksed kasvavad kiiremini, mida nad tõepoolest ka teevad, siis inimene tuleb ka kiiremini juuksurisse. See on nüüd huumoriga öeldud, eks ole. Aga mis juhtus, oli siis tõepoolest see, et kui ma varem sain juuste välja kasvu käia värvimas kuskil 6 nädala tagant, ei olnud mingit probleemi, siis nüüd oli niimoodi, et 4. nädalal juba appi, millal mul see aeg oli broneeritud. Aeg hakkab tulema, ehk et päriselt need juuksed kasvavadki kiiremini ja see juuksestruktuur hakkas aja jooksul muutuma. Ehk et need 3 põhivajadust, ehk et siis juuste väljalangemine, mis on siin sellest punasest tootes, kõõm ja peanaha, ütleme, probleemid. Sinises lilla on siis longer hair, et nimigi ütleb, eks ole, et tugevamad, pikemad juuksed. Et need on nagu need, mis on meil ka tegelikult siis kogu selles sarjas hitt-tooted, mis on saanud mitmeid Buduaari auhindu, on klientidelt saanud väga palju head tagasisidet, et Helena, aga kui kaua sa olid neid tooteid tarvitanud enne seda, kui sa märkasid 2 kuud. Oligi 2 kuud? Ja 2 kuuga oli nagu ilmselge nagu see erinevus näha, et tõepoolest, et nüüd kasvavad juuksed kiiremini. Ja selle juuste väljakasvuga mul tuli meelde praegu üks konkreetne, ma ei hakka selle inimese nime ütlema, kes on meie hea koostööpartner S+ Haircare'ile ja Salon Plussile IT-valdkonnast. See noormees käis tegemas siis juukse siirdamise operatsiooni. Ja kuna ta oli meie koostööpartner, eks ole, siis ma ütlesin talle, et nüüd on võib-olla siis õige proovida seda, et kas siis see anti-hair loss paneb need juuksed ka kiiremini nii-öelda kasvama ja tugevamaks, annab hoogu juurde.
ja ta tuli 6 aja pärast meie juurde, ütles, et ta käis juuksuri juures, juuksur küsis, et mida sa tarvitad, eks ole, et see juukse kasv ja see juuste tugevnemine oli nagu silmnähtavalt oluliselt suurem või korralikum. Et konkreetne selline positiivne tagasiside tõepoolest, et mis andis ka meile kindlust, et me oleme nagu õigel teel. Ja teine oli vist, Keete, kui sina käisid tegemas Maigega, meie müügijuhiga koolitust Tallinna Kaubamajas Anti Herlossile. Ma tegelikult just antitandruf treatmenti tooksin välja, et nimi on tal justkui nagu kõõmavastane, aga tegelikult on kõikidele peanaha probleemidele leevendust pakkuv ja tegimegi siis Kaubamaja iluteenindajatele sellist koolitust, et mis toodetega meil tegemist on ja see üks konsultant siis proovis seda seerumit reaalselt oma sellistele kuivadele dermatiidi kohtadele ja ta tõesti mudis seda ja ütles appi, et see tõmbab kohe nagu tagasi seda kuivust ja et see leevendus tuleb väga kiirelt. Ja see ongi kõige suurem tunnustus, et kliendid tulevad tagasi ja ütlevadki, et kuule, anna mulle täna 2 antitandruf seerumit, sest et minu peanahal see toimis ja ma tean, et mul isal on ka kehv peanahk, et ma võin isale ka. Et see on nagu nii lahe, kui tulebki seda otsest tagasisidet, et korduvostud on nagu garanteeritud praegu olnud, kes on proovinud. Ja kui ma alustasin seda juttu, eks ole, sellest, et see on Tartu Ülikooli teadlastega koostöös loodud, et siis ma arvan, et on hea siin ka uhkelt esile tuua seda, et see on, retseptid on välja töötatud Eestis, toodetud reaalselt on Eestis, ehitajate T110 on meil nii-öelda ise hellitavalt nimetame seda vabrikus seda siis nii-öelda keedetakse kokku, pakendatakse Eestis ja koostöös siis Reflex disainiagentuuriga on välja töötatud ka kogu see disainlahendus, mis peegeldab ka siis sellist nagu põhjamaist meeleolu ja niisugust vaoshoitust, rahulikkust, aga elegantsust. Et Reflex disainiagentuuriga koostöös oleme siis olnud nomineeritud ka 2 korral Kuldmunale, 1 kord kogu selle pakendisarjaga, olime finalistide hulgas ja 2. aastal olime siis nomineeritud veebilehega Kuldmuna auhindadele, et võitu päris ei tulnud, aga ütleme see tunnustus, et see disainlahendus on tähelepanu pälvinud ka siis nii-öelda turundusmaastikul, et see oli meie jaoks nagu väga jälle niisugune hea kindel tunne, et me liigume õiges suunas nii ühest küljest siis nende probleemi lahendamistega, kui siis teisest küljest ka sellega, et see disainilahendus ja see on nagu on õige ja hea ja peegeldab seda, mida me öelda tahame. Et S+R-Care on nagu ütleme siis algselt loodud ideega, et pakkuda Salon Plus klientidele midagi sellist uudset ja konkreetselt inimese vajadustele vastavaid tooteid, eks ole, aga nüüd täna me leiame neid juba siis ka erinevatest kaubamajadest ja ilupoodidest. Küll on uhke tunne. Ma tahan öelda veel seda, et mis on ilmselt ka veel väga lõbus, et siin pildi pealt on ka näha, et üks oluline faktor, mida me oleme siis S+R-Care'i toodetega jälginud, on see, et kõik need looduslikud toimeained, mida me kasutame, et need oleksid reaalselt siis söödavad. Et siin pildi peal ongi siis näha, et kõige suurem maitsete ekspert, kes alati julgelt kõike uut ja põnevat maitseb, et Marko Reikop on siis ka kõik meie need looduslikud koostisosad, mida me kasutame juuksehooldustoodetes ka järgi proovinud ja minu arust enamus asju said täitsa nagu positiivse heakskiidu. Ja, et lisaks siis nendele peptiididele, mis on nagu see alustala siin selles tootesarjas, et siis on terve hulka erinevaid taimseid ekstrakte ja kui me hakkasime neid retsepte looma, siis ühel hetkel me märkasime, et need toimeained, mõjuained, mida me sinna sisse oleme valinud, et on kõik on nagu söödavad ja see muutus meil omakorda eesmärgiks, et valimegi siis sellised taimsed ekstraktid sinna sisse, mis olekski kõik söödavad, et amarantiseemned või vetikad, kaarobi ekstraktid, nisuidud, sojaidud, India karusmari, et kõik need tegelikult need taimsed komponendid on ka need, siis, mis omakorda toetavad seda tervete juuste kasvu ja juuksenäpsu eluiga pikendavad, et see kombinatsioon kokku siis nende... Mis annavad tugevust, mis annavad selle sileduse, niisutuse, paindlikkuse, et korra ütlen siia vahele, et tegelen ju ise pea igapäevaselt ju juuste siirdamise
ütleme siis klientidega, kes soovivadki ju siis Biome kliinikuga ju Istanbuli minna juukseid siirdama. Ja alatasa on see küsimus ka ja väga paljud inimesed räägivad ka seda, et näed, et tegelikult ka profülaktika mõistes oleks juba nagu mõistlik hoolitseda, kanda oma hoolt oma peanaha ja ka juuksestruktuuri eest, et nüüd on see nagu selline ideaalne variant ja seal ju alati ka peale protseduuri soovitatakse võimalikult vähe sünteetikavaba. Et noh, eks ole, kõik on elus keemia, aga just nimelt, et teistele ka üleskutse, et seda paremini, et kuna kõik viimendub ka läbi meie nahaorganismi. Et just nimelt see puhtus on äärmiselt oluline. Et ta on parabeenide vaba, ta on SLS ja SLS sulfaatide vaba. Need vahutekitajad, eks ole, need SLS-id. Silikonide vaba ja see tegelikult oli meil üheks suurimaks väljakutseks, et kui me viskasime välja silikonid oma toodetest, et silikon on see, mis teeb juuksed ilusti libedaks, eks ole, siis kuidas sa saad kätte balsami, mis on silikoni vaba, aga et ta annaks juustele selle sileduse ja läike, et see oli nagu tõeline challenge tegelikult ja me nägime vaeva selle kallal, aga on olemas juba tõepoolest siis koostisosadest sellised silikonide asendajad ja nüüd Pariisis ka seal messil käies üha rohkem ma kuulsin ütlevalt nende tootjate poolt, et et väga hea, et olete silikonide vabad, et ka meie otsime uusi alternatiive. Nii et kogu tegelikult see kosmeetikatööstus suundub sinna silikoni vabaduse poole. Et jälle üks ma korra oluline. Küsin veel seda, et võib-olla keegi, kes ei tea, mida see tähendab see silikon juustes, mida ta teeb siis organismile? Ta juustele, mida ta teeb, ta moodustab ilusa kaitsva kihi ümber selle juuksekarva, eks ole, et anda juuksele siledus ja läige, et ta nagu kleebib selle juukse soomuskihi kinni. Aga nüüd, mida ta teeb organismiga, ühel hetkel ta hakkab ladestuma sulle juuste peale, ta ei tule sul juuksekarva küljest nii kergesti maha, juuksed kipuvad murduma. Nüüd organismile ta ei ole otseselt mürgine, aga ta ei ole ka keskkonnasõbralik, et see, mida me ju tegelikult juuste pealt vannitoas maha uhume, see läheb ju kõik meil keskkonda, et see silikonid ei ole nagu keskkonnasõbralik ühend ja täna otsitakse tõesti siis üha enam looduslikke taimseid vastandeid siis sellele silikonidele ja väga paljudele teistele toimeainetele ka, et on nagu see taimsed Helena on täielik spetsialist tänu S+ Haircare'i või toodete väljatöötamisele. Tema teab koostisainetest kõike ja siis on ta teinud S+ Haircare'i veebi ka selliselt, et tegelikult me tassimegi kõikidele vaatajatele täna jagada ühte ägedat infot, et kus see info pärineb nende koostisainete kohta on siis tegelikult selline sõltumatu veebileht, mille nimi on Inki Decoder, et selle QR-koodi järgi te saate kohe sinna lehele minna ja võite absoluutselt kõik oma kosmeetikatooted, ma ei tea, näokreemidest kuni küünelaki koostisosadeni sisse toksida ja ta annab inglise keeles selle vaste, et mis see koostisaine seal tootes täpselt teeb, kui hea ta on su organismile, miks seda kasutatakse ja kui te lähete nüüd S+ Haircare'i kodulehele, siis Helena on teinud ära suure töö. Kõik meie koostisained on seal ükshaaval olemas, nii et kui sa lähed koostisaine peale veebilehel, siis on eesti keelde tõlgitud. Mis asi see koostisaine täpselt on, miks ta seal sees on, mida ta siis seal tootes teeb, kõik sampoonid algavad, eks ole, seal esimene ingredients on, koostisosa on vesi, eks ole, kuni selleni on siis ära tõlgitud, et miks see vesi seal sees on. Aga kui me nüüd tahame siis kontrollida seda, et mis on need halvad või rääksime siin silikonidest, eks ole, et ei saa öelda, et silikon on halb, eks ole, lihtsalt kosmeetikatööstus liigub selle vältimise poole, et siis kui te leiate oma kosmeetikakarbilt, kreemikarbilt või šampoonikarbilt ühendi dimetikoon või dimetik ja sealt lähevad edasi need ühendid, et siis pange see sinna Inki Decoderisse sisse ja vastuseks tulebki see, et see ongi nüüd see silikon, eks ole, aga olgem ausad, nüüd ka seda S+ Haircare'i tootesarja luues ma hakkasin tõepoolest jälgima rohkem ka seda, et mis mul kreemi sees on. Ja ma vaatasin omal kreemisarjad välja, kui ma jõudsin nagu seal siis nende osadeni, mis võib-olla ei ole nii mildid, et võib-olla lööb sul küll näos ära, aga ma ei taha teda sinna oma näo peale enam. Ja sealt edasi organismi, et see paneb nagu mõtte tööle. Ja. Et suures plaanis tuleks täna juba mõelda selliste asjade peale, et kuidas püsida tervem ja juuksed parema struktuuriga püsiksid ja et tõesti, et sai lubatud kaasaegseid ja selliseid trendikaid nippe, et ma olen ka täiesti hämmingus, et väga kasulik. Trendikas ongi terve ja hooldatud juus.